Hei, lähme koos ühele põnevale rännakule läbi aja. Uurime, kuidas inimkond on arenenud väikestest rändavatest salkadest kuni hiiglaslike linnade ehitamiseni. See on lugu sellest, kuidas meie kodud, külad ja linnad tegelikult sündisid. Alustame kohe ühe päris võimsa kontrastiga. Ühel pool on elupaik meie kaugest minevikust ja teisel pool tänapäeva suurlinn. Kuidas me siia jõudsime? Ja seda veel inimajaloo mõistes vaid ühe silmapilguga. See ongi see suur küsimus, millele me täna vastust otsime. Okei, kerime aja päris algusesse tagasi. Esimene peatus. Kuidas ränduritest said üldse paiksed külaelanikud? Kujutage ette, meie kauged esivanevad olid küttid ja korilased. Nende elu keerles täielikult toidu otsimise ümber. See tähendas pidevat liikumist väikestes salkades, järgides loomakarju ja taimede hooajalisi rütme. Varjaalused olid väga lihtsad, ehitatud sellest, mis parasjagu kätte sattus. Mõelge ise, jääaeg. Isegi mammutiluid läksid käiku, et pakkuda kaitset karmide tingimuste eest. Aga siis, teatud kohtades, kus loodus oli heldem ja toitu leidus rohkem, hakkas midagi tasapisi muutuma. Ja mis on eriti huvitav, on see, et esimesed püsikülad tekkisid tegelikult juba enne põllumajanduse leiutamist. Kui kuskil jões oli kala või metsas piisavalt ulukaid, polludki vaja enam ringi rännata. Inimesed jäid paikseks ja nii sündisidki esimesed väikesed külad. Aga siis juhtus midagi, mis muutis absoluutselt kõike. Üks ainus suur innovatsioon, mis sai kogu inimkonna asustusloo kõige suuremaks pöördepunktiks. See oli põllumajandusrevolutsioon. See polnud lihtsalt mingi väike samm edasi, see oli totaalne elumuutus, pöördumatu. Inimesed said kontrolli oma toiduvarude üle ja see sidus nad maaga täiesti uuel ja püsival moel. Ja tulemus? No, vaadake seda. See on Çatalhöyük. See pole enam lihtsalt küla, see on pigem nagu megaküla, kus elas koos kuni 8000 inimest. Majad olid ehitatud tihedalt üksteise kõrmale, ilma tänavateta. Uskumatu, eks. Nii, külad aina kasvasid ja see lõi pinnase järgmiseks suureks hüppeks. Aga mis täpselt muutis need edukad külad esimesteks linnadeks? Kõik algas tegelikult sellest, et toitu oli üle. Kui enam ei pidanud kõik päevad läbi põllul töötama, said mõned inimesed hakata tegelema muude asjadega, tekkisid käsitöölised, sõdurid, kaupmehed. See ametite mitmekesisus oligi linna sünni aluseks. Aga kui sul on vara, siis tekivad ka õhud, eks ole. Kaitse muutus ülioluliseks. Võtame näiteks Jeriko. 10 000 aastat tagasi, juba siis oli selle linnal massiivne kivimüür ümber. Vajadus turvalisuse järele oli üks peamisi jõude, mis linnu kasvatas. Ja teine suur asi oli muidugi kaubandus. Siin on hea näide meie oma Tallinnast. Sisuliselt kasvas see välja turuplatsist, mis vajas kaitset. Kindlus ja turg ja voila, sul ongi linna süda olemas. Paljud vanad linnad ongi sündinud just sellisest kaubandus- ja kaitseliidust. Ja hüppates ajas edasi, tekkis veel üks põhjus linnade sünniks – tööstus. Sindi on siin Eestis ideaalne näide. Kogu linn ehitati põhimõtteliselt ühe ainusa vaabriku ümber, et pakkuda töölistele kodu ja eluks vajalikku. Ja see kõik toob meid tänasesse päeva, kus linnastumine on saavutanud lausa plahvatusliku kiiruse ja muutnud meie planeedi tundmatuseni. Vaadake neid numbreid korraks. See on päris uskumatu. Alles 100 aastat tagasi elas linnades vähem kui iga 4. inimene. Täna üle poole. Mõelge, kui meeletu muutus see on nii lühikese ajaga. Ja see on loonud midagi, mida me kutsume megalinnadeks. Need on linnad, kus elab rohkem inimesi kui paljudes riikides kokku. Tokyo, Delhi, üle 20 miljoni inimese. See on ju üle 20 korra rohkem kui terves Eestis. Ja loomulikult, selline kasv on loonud täiesti hingematvaid futuristlikke linnasiluette, nagu see siin Mumbais. See pilt lausa karjub moodsa maailma energiat ja ambitsiooni. Aga see on ainult üks pool pildist, sest see siin on samuti Mumbai. Sellel kiirel kasvul on ka väga tume ja karm pool. Peaaegu pool linna elanikest elab ülerahvastatud slummides, kus puuduvad elementaarsed tingimused nagu puhas vesi ja kanalisatsioon. See on tänapäeva linnastumise karm reaalsus. Ja see kõik viib meid tänapäeva valikute juurde. Küsimuseni, mis on ilmselt paljudele tuttav. Linn või maa? Kus on siis parem elada? Mõlemal poolel on omad plussid ja miinused, eks ole. Linnas on võimalused, töö, kool, kultuur, meelelahutus. Maal jälle on rahu ja vaikus. Samas on linn kiire, närviline, lärmakas. See ongi see igavene kompromissi koht. Aga teate, mis seda kõike muutmas on? Tehnoloogia.
Tänu heale internetile ja kaugtööle ei pea sa enam tingimata valima. Sa võid elada maal ja nautida rahu, aga olla samal ajal ühenduses kõigega, mida linn pakub. Piirid hägustuvad. Ja nii me olemegi jõudnud ringiga tagasi. Pärast tuhandeid aastaid onnidest pilvelõhkujateni on valik sinu oma. Kui sa mõtled kogu sellele loole, kõikidele võimalustele ja väljakutsetele, siis kuhu sina oma kodu rajaksid? Linnaenergiasse või maarahusse? See on küsimus, millele me kõik peame ise vastuse leidma.